järgmisena taas Ulvi Nõier ja räägib inimesest, kellest võiks kordi ja lõputult rääkida. Ja tänu kellele meil on ka lõputult lugeda ja mõelda, et juttu tuleb Gustav Villast. Ja praegu pildil on tegelikult siis Mägi Hernes ja siis 1935 kirjutab Ajalehelt, kuidas Gustav Vilvaste leiutas selle Mägi Herne, mitte ei avastanud, vaid leiutas. Ja tõesti, et kuna ta levib Kaukaasias, kus iganes, siis meil Eestis teda veel leitud ei olnud, küll aga Soomes oli ta, aga siis Mägi Hernes näeb välja selline. See on lihtsalt selline. Nii, kes oli Gustav Vilvaste? Seal on nüüd Vilvaste enda autogrammiga ja sündinud siis 1885 siis Haavakannu külas ja nende pere elas siis Haavakannu kõrtsis, aga
tagasi ema, ei olegi seda tõe ema ja isa pilti siia tagasi, siis isa oli ka tegelikult rannamees, aga ema oli pärit vanadest talupoegadest rikka peretütar ja temale mere ääres elada ei meeldinud. Ja sellepärast kolisid nad siis mere äärest kaugemale Valgakannu Kõrtsi ja seal sündis pere 5. lapsena poeg Gustav. Ja kes siis Gustavist tuli? Ta oli väga õpihimuline poiss, vanema õe kõrval õppis tema lugema ja nüüd siis läks tema Rummu Saunja külakooli, õppis seal 2 aastat, nagu see kool oli, õppis 3. veel ja 4. hakkas ta juba õpetajaga koos õpetama nooremaid lapsi. Ja siis edasi tahtis ta minna õppima, ma klõpsin siin, Uuriministeeriumi kooli, see on Kolga Kivi koolimaja, kus praegu on Loomaast, kes teab, sellesse kooli, aga nüüd ma klõpsin tagasi, siis mis juhtus tema vanematega, et seda on kirjutatud niimoodi, et kuna isa olevat olnud tegelikult lustig mees ja pulmalaulik ja mänginud hästi pilli, aga teoorjus 3 päeva nädalas ja siis teol käimine, mida ta ei jõudnud üksi teha, pidid vanemad lapsed ja naine ka kaasa tegema, muutis ta väga kinniseks ja ema muutus väga usklikuks. Nüüd siin järgmine pilt ongi Miina Vilberg, siis Gustavi ema ja seal kõrval on selline tekst, et kui me hakkame nüüd rääkima Gustavist kui suurest, ütleme, rahvaluule, rahvalaulude, vana vara, ma ei tea, mille kogujast, siis vend manitseb Gustavit, et kuule, sa oled nagu see meie ema Miina, et tema käib oma salajasi, teeb oma radasid mitu korda nädalas Saunjast siis Kuusalusse, et mis sa kolaga mööda soid ja rabasid, manitseb ta oma venda Gustavit. Aga nüüd siin on näha siis Haavakannu Kõrts, kus Gustav elas väiksena kuni 6 aastat ja peale seda siis koliti Saunja külla Tõnu tallu. Aga nüüd seal kõrval on ka siis jutt, et kuidas hakkas eitedega tema jutust, alati tema rahvapärimuse kogumusest tuleb läbi sõna eit. Eided ja eit ja kui eit rääkis, et see eit ei ole sellel ajal olnud, siis ütleme 1900 algust, 1910, mitte halvustav sõna nagu meil, vaid on täiesti tavaline sõna vanema naisterahva kohta. Ja nüüd, kui tema siis ütles, et tema on selle siis Haavakannu Juvani poeg, siis eided kõik olid rõõmsad, et küll mina olen sind ikka väiksena hüpitanud ja õpitanud ja kõik kohe tundsid ära kuidas ma ütlen, selle oma poisi. Nii. Ja siin on näha nüüd siis tema seda kodutalu Tõnu talus Saunja külas. Ja nüüd, kui see pere, ma mõtlen, Vilbastete pere sinna Saunjasse kolis, need majad olid kõik sellised, seal ei olnud mitte ühtegi korstent. Aga siis juba 2 aasta pärast oli Tõnu talul lausa 2 korstent, suured aknad ja isa oli maja korda teinud. Ja nüüd siis jõuame siia koolihariduse juurde. Ma alustasin jah sealt Rummu Saunja külakoolis ja 4. aastal hakkas ta õpetama siis juba õpetaja kõrval väiksemaid lapsi ja ta tahtis nüüd, kui 1900 avati Kolga Uuriministeeriumi kool 2-klassiline. Ta tahtis ilmselt sinna kooli minna, aga ta ei saanud, sellepärast et isa ütles, et raha meil ei ole. Aga nüüd sellest näitas välja siis ristiisa, kes toetas Gustavi õpinguid. Ta oli tohutu selline õpihimuline, nii et ta õppis siis lõpuni ja siis omandas ka seal Uuriministeeriumi koolis oli siis õpetajate seminar selline 1 aasta ja oli ta 16-aastaselt õpetaja. Ja läkski õpetajana tööle, siin on nimekirjas, kui te jõuate lugeda, kus kohas tema kõik ei olnud, et alguses Mädapea kooli, hiljem on ta olnud siis Narvas õpetaja, siis Kehras, kus iganes ja mida ta ei ole teinud.
ja siis 1918 omandas ta keskkooli lõputunnistuse, samal ajal lõpetas ta esimese kursuse ka Tartu Ülikooli. Nii et see õpihimu oli ta tohutu suur. Ja nüüd paneme siit edasi. No siin on tema ametit ja tegevus. Kes ta siis kõik ei olnud? Ma ootan korra meenutuseks seda, et nii, ma räägin selle nimestiku juurde siin seda, et ütleme niimoodi, et kui ta tegelikult lõpetas Viinis, käis omandamas doktorikraadi, siis temast sai filosoofia doktor, aga oma lõputöö tema tegi just loopealsetest. Et siin minu arust Marju Kõivupuu tõi esile ka seda meie Põhja-Eesti loopealsete võib-olla eripära ja kui öelda, kus ta elas lapsena, kui sa hakkad sealt Runnu ja Kaberla ja Haagakannu poolt tulema, siis kõik on samasugused loopealsed, kui meil siin ütleme Mõõksi ja Uuri ja tulla siit edasi, et kõik on need kaepealsed, aga oma õpingute kõrvalt töötas tema kogu aeg siis vabatahtlikuna ERMi kogujana, nii et mis on tema selline, kuidas ma ütlen, et fenomenaalsus, et ta küla-külalt 1910 käis läbi kõik pered Kuusalu vallas. Alates peale sealt Saunjast ja läkski mööda Mereäärt ka Sisemaa külad ja korjas vanavara ja nüüd see on 1910, kui ta juba mainib, et miks pagan seda ei korjatud varem, kui meie praegu muuseumi töö ajal mõtleb, et no näed, ma olen hiljaks jäänud, 10 aastat, ma oleks saanud selle mehega või miks ma isa käest seda ei küsinud, siis tema tõdeb 1910 seda, 50 aastat tagasi oleks ma pidanud seda korjama, sellepärast, et inimesed ei kanna enam rahvarõivaid, need on täitsa unustatud, ta küsib, mis asi on linuk või linik. Te teate, see on selline see tähendab käterätiku kujuline siis abielunaise peavahe või tanu. Ma arvan, Liis räägib sellest meile linuk kohe või linik siin samas tooli ääre peal. Ja mõtleb, et mitte midagi ei ole saada, et vanad tööriistad on hävitatud, kõik hõbesõled ja ehted, mis on moodist läinud, on müüdud juutidele. Ja mul ei ole mitte midagi saada, mõned esemed ta ikkagi saab, kusagil torupilli ja siis tal on antud selleks nendele korjajatele, vabatahtlikele siis ERMi poolt mingi raha. Ja kui nüüd see lõpeb otsa, siis tema päevikuid, korjamispäevikuid lugedes ta kirjutabki seda, et ma ei tea, mis nüüd saab, et vaata, mul jäi paar asja nagu nii palju hinge peale, et ma olen praegu 7 rubla pannud juba oma rahast siia alla, mis ma olen nüüd saanud just neid ehteid korjates, aga Parksi külas on üks väga huvitav ehe, mis on pärit siis ütleme sealt 1700 keskelt toodud Rootsimaad, mis on siis selline kaelakee, kus on 6 suurt nagu ümmargust, mis nad võivad olla siis nagu kuljused ja ilusad kivid, et see on võtmata ja mõnes kohast veel. Ja ta on ise kirjutanud seda, kuidas ta oskas leida inimestega kontakti, ta võlus vestlema, et hakkas rääkima, ta oskas samastuda, oli see sepp või oli see künnimees, kui ta vaatas, et ahah, mees puhkab seal võib-olla adrat ohjad ripakil, astus kohe ligi, tegi juttu ja ta sai inimestelt kätte kõik selle teave, mis ta tahtis. Ja oma reisipäevikutes tema kirjutabki seda, et mis mind nagu väga palju võlub, on see, et ta kirjeldab ilma. Vaata, täna me läheme, on hirmus palav päev või säärikutes jalad higistavad või tee on tolmune, see samas on vihmane, et näed, et sõber väsis juba paari tunniga ära, jalad täitsa ligimärjad, et ta samal ajal on loodusvaatleja, ta jälgib nii loodust, ta jälgib inimeste emotsiooni, ta oskab, ma ütlesin, jah, võlub inimesed rääkima ja kui ta muidu ei saanud, et vahest ta on kasutanud ka sellist nippi, et istub sinna kõrvale, teeb ennast nagu samasuguseks ja vaatab, et taadil jutt ei jookse, siis väike soru oli temal kaasas.
et vahest võis olla juhtuda niimoodi, et need keelepaelad läksid lahti nii, et andis käraka napsu ja mees hakkas rääkima. Ja teine asi veel, et kui siis Rannaküla seided ütlesid, et vaata vieme kotsu, kõrtsi see tähendab, küll me siis sulle laulame ja tantsime, nii et küll saab. Et see on ka selline lugu. Siin on tõesti tema muljet avaldav siis töökohtade rida, ütlen seda, et Gustav Vilbaste eelkõige, kui ma ütlen talle, et tema ametinimetus oli florist, mitte folklorist, vaid florist, mis teile tuleb kohe nagu silma ette, et ta oli lilleseadja, eks ole, nagu tänapäeval tähendab florist seda, laiemas mõttes on ta botaanik ja floristiga on teatud ringkonna siis teatud tüüpide taimede uurimist, ütleme tema puhul oligi siis need loopeased, aga loomulikult tohutu taimetargana ta on kirjutanud hirmsasti, see loetelu tuleb, kui palju ta on kirjutanud raamatuid, näiteks kõik teate taime Nurmenukk, eks ole, et kogu raamat on kirjutatud sellest, et Nurmenukku rahvapärased nimed, palju teie teate öelda, öelge mulle paar näiteks. Kikapisar. Piimapisar. Mis asi? Piimapisar. Piimapisar, ma pole kuulnudki. Kanavarbad, tõesti, meil oli ka kanavarbad, eks ole, et aga ma mõtlen seda, et no siit tuli praegu võib-olla 3-4, aga kirjutada raamat sellest, see on juba tase. Aga nüüd, ja seda kõike tegida kogu aeg oma õppimise kõrval. Ja esimene looduskaitse inspektor, siis kas siin on ka see aasta, kus see võib olla? Jaa, 1936 ja mida ta tähendas, tal oli üle Eesti, ütleme, pea 600-588 vist oli neid, kuidas neid nimetatud, usaldusmehed üle Eesti teatud piirkondadest, kes siis lähenesid rahvale, ütleme niimoodi, et kuidas inimestele teha selgeks, mis asi on see looduskaitse, et mis on väärtuslik, mis on harutlane, mis on ilus ja mida tuleb hoida. Ja ta oli ka esimene, kes sai aru tegelikult, kui suur mõju on põllumajandusel tegelikult loodusele, loodushoiule üleüldse. Nüüd aga paneme siit edasi, vaatame, mis meil tuleb. Ahaa, siin räägib nüüd ka minu muusikaõpetaja Arno Lepnurm, ütleme seda, et mis seos on Vilbastel Kolgamuuseumiga, siis ütleme, tema on Kolgamuuseumi esiisa või rajaja, et nimelt 1960 ta oli juba pensionil vanamees, kui Kuusalusse moodustati loodussõprade siis ring, või see koduloo uurijate ring ikkagi. Ja sinna kuulusid siis Endel Vahermaa, Arno Lepnurm, meie muusikaõpetaja, siis tahan nüüd Aadu Kivirüüt, mul ei tule need nimed loomulikult meelde, kes ja ta hakkas rääkima nendele meestele siis seda, kui tähtis on see, et teeme muuseumi, et asutame muuseumi ja korjas enda ümber neid korrespondente, et korjame nüüd seda ainest ja et teeme oma muuseumi. Ja ütleme, kui 1966 1. mai Kuusalu pastoraadis avati Kuusalu kihelkonna muuseum, siis seal oli 366 eset, nendest üle 200 oli siis Aadu Kivirüüdi korjatud tegelikult. Ja see vana põhi meil Kuusalu kihelkonna, Kuusalu valla muuseumis Kolga mõisa valitsejamajas on praegu olemas esemeliselt. Aga nüüd Lepnurm kirjutab temaga ka, et vaata, ta oli selline rahvamees, ta tuli meie hulka, ma olen oma, et ta rääkis sinuga võrdsega, ta esines tõesti niimoodi, et sa said kohe temaga ühise keeletunnid, läksid nagu lennates, aga seal samas sa tundsid seda distantsi, ta oli õpetaja, ta ikkagi oli sinust, kuidas ma ütlen, ta oli sinu juhendaja, ta oli õpetaja, ta oli pedagoog seal samas juures. Seal on siis näha jah, kuidas nad teevad, ta ise kirjutab seda, et naljapilti, siis viguripilti, eks ole, paremal pool siis ta istub kepiga seal, mida me siit veel leiame. Tema perest
siin esimesel pildil on näha siis Gustav oma abikaasa Elleniga. Et Ellenist nüüd nii palju rääkides, et Ellen oli tegelikult haritlaste perekonnast, tema vanemad andsid välja ajalehte Olevik ja väikse tüdrukuna urvastes vanaisaga ringi kõndides. Vanaisa oli suur loodusmees ja tema vanaisa sisendas tüdrukule seda, et minu kirik on mets. Ja kõik see looduse armastus Ellenisse tuli võib-olla vanaisalt ja temast sai, ta läks õppima Saksamaale ja ta oli tsaari Venemaa Petrogradi esimene naisaednik ja pärast oli ka esimene naisaednik. Eestimaal töötas Tartus botaanikaväljas. Ja peres siis lapsed, Gustav, kõige vanem poeg, Juhan, tütar Hele, seisab isa kõrval ja kõige noorem laps siis Henn. Nad kõik on olnud siis seotud loodusega, loodusteadlased, nagu öeldakse, kõige tuntum nendest võib-olla oli maailmas tuntud teine poeg Juhan, kes siis oli, see on praegu toodud välja zooloog ja bioloog, aga ta oli eelkõige entomoloogina oli ta tuntud, see tähendab putukateadlasena. Koos abikaasaga anti välja, koostati herbaariume, siis anti välja loodusvaatlejad. Siin on näha, võtame praegu selle, siin on näha, mida poegadega nüüd rändab siis mööda Eestimaad ringida, lapsed kaasas ka nendesse siis korjamis- või kogumisretkedesse ja seal on kirjutatud ka, et kuidas poeg räägib, et me liikusime ikkagi jalgsi harva ratastel või siis onu või vanaisa hobusega, ma ei teagi, kellel see oli. Ja isa valis alati need teed, et ütles, et postimaalt ei ole sinul midagi näha. Et ikka neid kõrvalisi teid, kus sa näed ja kus sa kuuled ja ta õpetas, kuidas rääkida, mida küsida, mida tähele panna, milliseid märkmeid teha. Ja me näeme siin täpselt samamoodi siis poeg Juhani reisipäevitust, mida me näeme, just meil ikka rääkis meile Lauritsa kivist, eks ole, kus on siis Lauritsa rest peal ja samamoodi on seal Valklakivi siis mainitud, kus kohas nad tulevad. Nii, lähme korraks sinna poole tagasi. Ja poegade kirjaldus veel isast on see, et kui tema nüüd käis mööda külasid, peret, ta tundis kõiki inimesi, et kuidas see võimalik on küsitud nagu sellel ajal, et kus see nagu raha tuli või kõik, aga ta otsis, küsis öömaja, kui ta esimesest majast ei saanud, kas sai võib-olla järgmiselt naabrid. Ja mingi väikse tasu eest sai ta ikkagi, olid sõbralikumad pered, oli ikka vähe sõbralikumad pered, sai ta siis õhtusööki näiteks. Ja mida mõides kõik? Alates nagu poeg kirjutab, et lehmade piimand, lammaste viljakasv, heinavedu, talvine puuvedu, uudismaa künd ja ta kogu aeg tegi märkmeid, nii et ta need reisiraamatud on täis selliseid märkmeid. Ja nüüd läheme siit edasi. Nüüd on üks ja nendest samadest kogumisretkedelt, kui ta siis tuleb. Siin on üks lõbus lugu Ender Rohermaa sulest, siis pildil on Kuusalu pastoral, et ta tuleb päris hilisel õhtul, ma ei tea, mis see sellel ajal võis olla, no ütleme kell 11, aga suve õhtu, ta tuleb sõidab Kuusalust mööda ja mõtleb, et ma lähen nüüd sisse ja maksan oma kirikumaksu ära. Aga, ja lähebki nagu tolmused riides jalgrattaga sõitnud, sääritud on tolmused ja siis sel ajal oli Kuusalus kirikuõpetaja Ralf Luter ja ta laskis küll ta sisse, aga ta vaatas talle sellise pilguga, et kuhu sa tuleb öisel ajal sellistes riietes, et võtta see asi jäi talle meelde, ta võttis küll selle raha vastu, aga kus sa mind nüüd siis tülitab, et selline lugu ka veel. Et nüüd ütleme selle rahvaluule kogumise juures veel, mitte rahvaluule, vaid see oli nüüd aineline pärimus ja ta räägib ka seda, et kui ta mõned esemed seal ostab, enamus on nagu võib-olla annetus, mis oli inimestele tähtis
väga raske oli tegelikult annetusena saada, et inimene ikkagi ei tahtnud ära anda ilma tasuta, aga see, kes andis annetusena, mis te arvate, mida ta tahtis vastu? Mis see võis olla sellel ajal? Mis oli nagu selline väga suur auasi? Ta nimi mainiti ajalehes, annetajate nimed mainiti ajalehes, et ta tahtis, võib-olla see oli veel tähtsam, kui see rahakopikas kätte saada, et need loetelud pärast, et sellest perest annetati need asjad, et selline, kuidas ma ütlen, kuulsuse või tähelepanu vajadus on inimestel kogu aeg olnud. Aga mitte ainult Kuusalus ei rännata ringi ka rannaküladesse läbi kõik talud, vaid ka samamoodi Anija vallas, Kehtras, Kosel, siis ka seal Haljala pool ja ta ütleb, et sisemaal rahvas oli, kuidas ma ütlen, et eriti just seal Kehra ja siis Kose pool veel nagu saadi aru võib-olla muuseumi tähtsusest, aga ta ei tahtnud sulle seda anda, ta suhtus mehesse sellisesse, et sa oled ahne, sa tahad midagi saada, sa müüd selle edasi kindlasti, et sa oled nagu mingisugune liigkasuvõtja siin. Aga kui ta läks rannaküladesse, seda juba Marju Kõivupuu siin ka rääkis, et kuidas inimesed olid erinevad, et siis võib-olla see meelelaad ja kõik, et seal paksud, ütleme mere ääres, paks mets vahepeal, see igas ise arvab, et kultuura ei saa sellisesse kohta imbuda. Kui ta sinna läheb, siis ta leiabki natukene võib-olla sellise mahajäetud või mitteharitud rahva, aga sealsamas teavad nad kõik, et Soomes, Helsingis on muuseum, nii et vaata aga, et ja siis ja siin on nüüd loodusvaatleja, aga enne seda ma räägin siis ära ka selle veel, et Karl Viljakuga 1913 nad käisid uuesti läbi Kuusalu piirkonna kõik külad, siin räägiti just meie rahvalauludest, regilauludest ja ta hakkab tulema ikka sealt Saunjast, kõik need maakülad ja ta räägib niimoodi, et me ei saa mitte ühtegi rida, me ei saa mitte ühtegi lugu maaküladest, et Lamme eit olevat, ma ei tea, kes teab, kus on Lamme, mina tean väga hästi, kui vanaema elas, see on Valkla külje all, et laulab seal ühe loo, aga igal pool öeldakse, kui Taat võttis piljakus midagi mängima, siis eit tuli ligi ja ütles, et see on saatanast, see on kurjast, mis asja sa praegu siin teed, et rahvas oli tegelikult niivõrd usklik, niimoodi nagu, et see oli patu asi, et mis laulu sa praegu siin laulad, siin lori laulu, et tööd tuleb teha või jumalat tuleb kuulata, et nad ei saanud sealt midagi, aga kui nad läksid nüüd rannaküladesse, tõesti, et see, ta kirjutab nüüd eriti hästi või räägib, jutustab sellest leesist, et kui nad jõuavad leisile, siin tuli ka välja see, et vaata maakülades kirik käskis kõik kiiged hävitada, aga rannakülades nad jäid ja tõesti see on ka õige, et mõisahärra soosis seda, et kui rahvas kiigub ja laulab ja tantsib, siis ta teeb ka paremini tööd, ta ei hakka vastu. Ja nüüd seal nüüd poisid ja tüdrukud tulevad kokku ja kus sa seda laulu õpid vanematelt inimestelt, ikka kiige peal, teised laulavad, sina kuuled ka ja nii ta tuleb see rahva siis laulu teada saamine ja nüüd tüdrukud seal tantsivad ka ja kiiguvad ja siis üks väga naljakas minu jaoks oli see, aga et need tüdrukud tantsivad palja jalu, et see oli natuke nilbe vaadata, et võt selline väljend, et nüüd natuke nilbe vaadata. Loodusvaatleja, seal on kirjutatud ka trükis, temalt on ilmunud 1400 kirjutist. Aga oma rahade ja kuludega oma abikaasa Ellenga koos anti välja siis sellist siis ajakirja või kuidas ma ütlen, nagu loodusteaduslikku, ma ei oskagi isegi öelda, mis asi ta on, loodusvaatleja, loodusteaduslik ajakiri. Selle tellijaid oli umbes 2000 ja need olid enamuses, see oli mõeldudki nendele, kes tunnevad huvi loodusest, kes tegelevad taimede, siis ilma, lindude, kõige vaatamisega. Ja see oli mõeldud ka kooliõpilastele, nii et selle all on sellised, ma ei suutnud loomulikult neid raamatuid ega ridu ega tema tähtsust meelde jätta, et Eesti siis Keele ja Kirjanduse Instituudis on tallel
Piret Norviku sõnul siis Gustav Vilbase koostatud 162 000 siis 168 000 sedelit taime ja seene ja murdesõnadega ja see ei ole 1,5 sentimeetrit. Ma ei tea, kuidas ta paneb need ritta, kuidas neid mõõdetakse, et neid on kokku pabereid 16,5 meetrit. Et see annab juba nagu seda aimu. Ja siin on siis nüüd näha need kõik need raamatud, mis on ilmunud kirjandused. Ma pean ütlema seda, et kui mina saan öelda tõesti niimoodi, et oma muuseumitöö praktikas, et kui abikaasa Ellen ütles vanaisa sõnu, et tema kirik on mets, siis minu piibel on Vilbaste. Õigemini mitte Vilbaste, vaid tema teosed, tema kirjutised, ükskõik mis teevad, mitte minu, aga ütleme siis Kolga muuseumi piibel, aga ma olengi muuseum, eks ole, peast. Et tõesti, kui keegi küsib mingit teemat, et tule räägi näiteks Vara koolist või näed seal seesama kilutööstus, millest oli jutt, või tule räägi meile Parksi Rätsepast, siis mina võtan lahti meie muuseumi kogud ja vaatan, mis Vilbaste sellest on kirjutanud. Vilbaste oskas alamsaksa keelt alates Taani hindamisraamatust. See on nüüd selle projekti raames, me ikka mäletate seda hästi, kui oli Vilbaste 130. sünnipäevaks siis korraldatud seminar Tormise seltsi ja Kolga muuseumi poolt. Seal esinesidki Piret Norvik ja samal ajal olid siis kohal lapselaps Ennu tütar Kristel Vilbaste ja elas veel tütar siis Ele Vilbaste. Et nad olid seal kohal, ma ei tea, mis ma tahtsin rääkida, miks sinna praegu jõudsin, mõte läks sassi. Et selle samase projekti raames on muuseumis siis ütleme, mida ei ole tõkis avaldatud 500 lehekülge Puusalu kihelkonna alates perenimed, kohanimed, siis pühapaigad, kõik kivide, hiiekivide nimetused, kõik külade ajalood, kaasa arvatud hakkab lugema Kolga ilmikvennad, võib-olla seal näete, et Robert ja Hans, mida nad on müünud Tallinnasse, et see kõik algab meie muuseumi töös Vilbastest. Et see on, ja pean ütlema seda ka, et mitte ainult, jah, eelkõige siiski õpetaja, aga kõik muu on tulnud selle õpetajaameti kõrvalt. Tema töökohad olid seal olemas ja mida ta kõik ei ole kirjutanud, siis loomulikult need taime määrajad, siis botaanika, mu enda suur armastus botaanika ja kui on kirjutatud seda, et koos abikaasaga nad annetasid 12 000 lehelise herbaariumi siis loodusmuuseumile ja ma ise olen herbaariumi teinud ilmselt ja mulle see jubedalt meeldis. No A3 leht, et sa paned sinna tegelikult ühe taime, võib-olla 3 väikest taime, 12 000 lehte. Et see on suur, kas mu aeg on täis? Jah, täis. Nii, kohe vaatasin veel. Ega siin muud olegi, näed, kui siis on näha Marusi saarel, kus nad võtavad einet ja kasutatud kirjandus. Ja täna ma tahan öelda ka seda oma töökaaslase Anu kuldsed sõnad, kui keegi väärib siis monumenti. Ma tean, et Tõnu talus on talle pandud siis mälestuskivi, aga kui mingit kuju, kui mingist ausammast, siis kindlasti on see Gustav Vilbaste, kes väärib ausammast. Aga ma pean ütlema ära selle, et nüüd, kust tuleb välja nüüd see meie Põhja-Eesti identiteet ja vaata selle kujundaja ja rajaja, et ta läks Viini rongiga ja kaasas oli tema üks sõpradest ja ta kirjeldab Gustavit niimoodi, et ta oli kogu aeg selline kuidagi nagu, et kui sa hakkad rääkima, ta võib-olla solvus tihti või ühesõnaga hakkas ka vaidlema, siis ja kohe mõnuga vaidles, siis Gustav vastas talle selle peale, et tead, ka meil siin Kuusaarus ongi kõik sellised, et tead, mis jumalane, aga samas oma ees seismas, et mulle meeldib ka vaja seda mõnuga vaielda, kas või vaidlemise enda pärast, aga aitäh! Aitäh Ulvile ja
Pilvaste käsikirjalist materjali on muuseumist ka küll ja küll, nii et soojalt soovitan veel huviaega, minge lugege.